ma elasin temaga koos vist 3-4 aastat, ma ise väga hästi ei mäleta. Ta käis Afganistanis, ta tahtis sinna minna. Talle vist oli see väga huvitav. Ja et siis juhtus õnnetus, mille tagajärjel ta kaotas oma jalad. Enamasti ma käin temaga juures nädalavahetuseti ja siis ta kas tuleb mulle järgi või siis ma lähen koolibussiga, et meid viib kool või koolibuss viib meid Tallinnasse. Sellepärast, et ta oma jalad kaotas, sellepärast meil ei ole jäänud mitte midagi tegemata. Et me oleme kõik jõudnud ilusasti ära teha. Isa saab väga hästi hakkama ja ta on väga-väga tubli. Eneli isa Tarmo kaotas 9 aastat tagasi Afganistanis välismissioonil teenides mõlemad jalad. Uuesti liikuma hakkamiseks kulus tal aastaid, kuid vaatamata sellele ei ole võitlusvaim teda maha jätnud. Ka tema vanim tütar Eneli on oma loomuse saanud isalt ning pürgib usinalt oma unistuste poole. Ma olen oma isalt saanud lauluhääle, sellepärast, et nii palju nagu mina tean, siis meil peres rohkem vist ei ole siukseid lauluhäälega inimesi ja siis mina sain temalt vist lauluhääle. Ma käin Mudilaskooris, siis ma olen võitnud lauluvõistluse, kus olid terve Läänemaa lapsed, kes saadeti siis sinna võistlusele ja siis ma võitsin. Ja siis ma olen koolis esinenud, ma olen kodus laulnud, ma laulan kogu aeg. Tšau! Tere! No tšauki, lõpuks kohtume. Tšauki! Mina olen Grete. Mina olen Eneli. Väga meeldib. Sina oled ka Grete? Ohoh, nii. Ma saan aru, me hakkame täna klaverit mängima koos ja laulma. Ja. Väga põnev. Me lähme tuppa. Davai. Kui ma kuulsin, et Grete Paia minu juurde tuleb, siis ma olin šokis, ütleme niimoodi kergelt. Ma ei hakanud kartma, aga ma olin nii paanikas, et ma ei teadnud. Ma olin väga-väga elavil. Ma olen mõelnud mitut ametit, et ma tahaksin hakata hambaarstiks ja siis politseinikuks, aga nagu mõlemad on liiga mitte jubedad, aga nagu sellised, mis ei ole kõige paremad. Ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan lauljaks. Aastal 2016, kui ma olin Liibanonis nädal aega siis sõjaväebaasis ja eks mul on alati olnud meeletu respekt tegelikult sõdurite vastu, et see ei ole kerge töö, mida nad teevad. Kodust kaugel, olles päris pika perioodi perest eemal ja see vastutus, et inimesena see on ikkagi, ma julgen väita, meeletu eneseületus tegelikult. Kuna ma olen nendega nii otsa ja päriselt nagu selles sama situatsioonis kokku puutunud, et siis minu jaoks siin ei ole isegi nagu sellist mõttekohta, et kas ma lähen tegema ja toetama nende selliseid heategevusprojekte. Super! Nii, minule öeldi niisugust asja, et sa laulad. On tõsi ja? Kuidas sul Päästke noored hinged lauluga on? On sõnad peas? Tahaksid koos laulda seda? Proovime korra? Proovime. Kui tehti mul pakkumine, et äkki ma tuleksin ka siia Eneli juurde, et mängiksime koos klaverit ja laulaksime. Et siis mul ei olnud isegi seda mõtet, et kas ma teen või kas ma tulen ja kas ma löön selle heategevusprojektiga jälle kaasa, et mul on lihtsalt nagu nii personaalne ja nii südamelähedane kogemus kogu selle sõdurite teemaga, et jah, see on nagu nii iseenesest mõistetav minu jaoks praegu. Seisan linnakära tõmbetuules, väike vanamaja vaikides, näinud aastaid ajastuid hingi, tolmunud jalajäljed palkidel. Koos Grete Paiaga laulmine on väga... Mulle meeldib laulda rohkem koos teistega, sest siis ma nagu tean, et mul on kindlam, et kui mul sassi läheb, et siis tema nagu
nagu oskab nagu seda või noh, peaks oskama seda. Ja siis ei ole nagu nii piinlik.